Tere kaunist kevadet! Mina olen Krista Kuldatnupp Organic Estoniast. Kevad toob kindlasti kaasa rohedaid ja mahedaid mõtteid ja paljud tootjad on kindlasti otsustamas, et sellel aastal tahaks midagi teistmoodi teha. Tahaks mulda pista mahetoodangut ja midagi valmistada sellest. Aga paljud on küsinud, et kuidas siis see mahedaks saamine käib, mida selleks tegema peab. Meil on olemas selline asutus kui Põllumajandusamet, kes aitab kaasa mahetootjatele nõu ja jõuga ja samas kontrollib neid. Kuidas mahedaks saada? Anu Nemvalts Põllumajandusametist täna annabki nõu ja juhiseid, kus registreerida, mida selleks teha tuleb ja mida üldse mahetootmisest teadma peaks. Tervist, Anu! Tere, Krista! Kas sul on ka juba kevade tunne sees? Juba põksub, päike paistab. Nii et tootjad arvatavasti üksteise võidu pöörduvad nüüd Põllumajandusameti poole, aga selleks, et rohkem ettevõtjad teada saaks, mis teha tuleb ja kus, et ole hea, anna siis veidike nõu. Ja, sul on täiesti õigus, tootjad on ka vastanud, et kevad on käes. Meil on esimesed taotlused juba laekunud, aga taotluste esitamisest ja kuidas mahetootjaks saada, sellest kohe natuke räägin täpsemalt. Kõigepealt tootja peab siis välja mõtlema tootmisplaani ja olema sellega valmis 10. märtsiks, mis on meil juba praegu käimas olev periood ja viimane päev esitada oma teavitus tootmisega alustamisest on 10. aprill. Seejärel saab tootja oma tootmistegevusega tegelema hakata ja tootmisperioodi jooksul tuleb Põllumajandusamet koha peale ja vaatab, kuidas siis tootjal nõuete täitmisega on. Kas sa mõtled seda tootmise all ka kasvatamist? Tootmine on, see on nii taimekasvatus, loomakasvatus kui siis ka korje. Kui ise otseselt ei kasvatata, ehk kui tegeletakse korjega metsaaladelt. Kui see kontroll on toimunud, siis väljastatakse hiljem tootjale sertifikaat ja kui see sertifikaat on käes, siis tootja saab öelda, et nüüd ta on mahetootja. Ja kui see mahetootja on meile teada andnud ka täpsed alad, kus ta oma tootmistegevust teeb, siis need alad kantakse mahealade kaardile. Siinkohal tahan rõhutada seda, et see tootmisplaan, millega tootja meie juurde tuleb ja mahepõllumajanduses tegelema tahab hakata, peab olema hästi läbimõeldud. Et see ei ole lihtsalt uitmõte, vaid peab aru saama, et see on kvaliteedisüsteem. Mis tähendab kvaliteedisüsteem? Kvaliteedisüsteem tähendab seda, et tootmist tehakse kindlate nõuete järgi ja tulebki hinnata tootjale eelnevalt ära, kas tema tootmistingimused võimaldavad neid nõudeid täita või mitte. Ja meie oleme siis need, kes käivad koha peal ja hindavad, kas ta need nõudeid täidab või ei. See on ikkagi nagu kontroll? See on kontroll selleks, et vaadata, kas tootja on oma tootmisega õigel rajal või mitte. Ja see on ka garantii tarbijale? Ja teiselt küljelt vaadatuna on ta tõesti garantii tarbijale, siis tarbija teab, et seda on toodetud just sellise tootmisviisiga, mille eest tema on nõus rohkem ka maksma. Ja samas on see garantii ka teistele samadele tootjatele, kes teavad, et konkurents on aus, kellelgi ei tehta eeliseid ja kõik on samadel tingimustel. Me räägime siinpool nagu kahest tootjarühmast, et need, kes toorainet toodavad ja need, kes ka tegelikult nii-öelda valmistavad ja toodangut sellest teevad. Ja kontrolli põhimõte on sama, küll on erinevad kontrolliasutused. Et tootmispoole kontrolliga tegelebki Põllumajandusamet. Kui nüüd läheb juba tooraine edasiseks töötlemiseks, siis on Veterinaar- ja Toiduameti ülesanne sellega tegeleda. Ja rääkisime juba, et taotlemise periood on käes. Tutvustan lähemalt seda, et kust kaudu seda taotlust täpselt teha saab. Ja räägitud sai ka, et taotlemisperiood on alates 10. märtsist kuni 10. aprillini, nii et kiire, kellel hetk veel praegu kuupäevadesse mahub. Ja saab seda teha kas läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali või siis pöörduda meie esindusse regioonides. Ja lisaks võib-olla, et
pildile tuua ka jätkajad, et kes järgmine aasta juba on korduvalt tegemas sama asja, et siis nemad esitavad meile oma taotluse jätkamisest 15. juuniks. Lihtsalt alustajatel meil on varasem kuupäev, et nendega jõuaksime enne põhitootjaid ära tegeleda. Kliendiportaal Maa-ametis on saanud uue kuju, nii et mis aadressil siis seda leida võib? Et Maaeluministeeriumi kliendiportaal on siis leheküljel portaal.agri.ee ja seal on mitmed Maaeluministeeriumi valitsemisalas olevad ametid ja sealt leiate ka Põllumajandusameti ja Põllumajandusameti alt siis mahepõllumajandusvaldkonna. Et nüüd enam nii ei saa, et Põllumajandusameti lehelt on registreerimine, nüüd käib läbi selle portaali ja kõik. Meil on kodulehel link väljas sellele portaalile, et tegelikult kliendi jaoks see kuidagi keeruliseks ei ole muudetud. Ja edasi saab liikuda siis vastava teenuse peale. Põllumajandusametit valides valite siis valdkonna mahepõllumajandus ja leiate sealt sellise teenuse nagu ettevõtte tunnustamise taotlemine või jätkamine. Ja selle alt juba vajutades nuppu alusta või jätka saate edasi andmeid täpsemalt täita. Et vahepeal on seal üldandmed, mis tuleb ära täita, aadressid, tegevuskohad ja nii edasi, et sellele ma hetkel rohkem ei peatuks, aga olulise kohana räägiksin lahti korjega tegelejatele korjeala andmete esitamise koha. Siin on siis omad infoväljad, mis tuleb ära täita, aga kõige olulisemad meie jaoks on korjeala numbriline väli, kuhu tuleb kirjutada katastrinumber. See on veerus korjamise ala nimetus või number kaardil. Et siia saab tõesti sisestada nii tekstina kui numbrina selle väljundi, aga kui tootja tahab ennast hiljem kaardil näidata, siis ta peab sisestama siia katastrinumbri, et siis on ka see numbriline väärtus, mida saab kaardile kanda. Lihtsalt nimetuse abil kaardile paraku ühtegi jälge tuvastada võimalik ei ole. Mida veel tahan tähelepanu pöörata on see, et kõik korjatavad liigid tuleb siia eraldi ridadena ära märkida ja märkida ära ka see, et kui suurelt pinnalt see korje toimuks. Et siis on see võrreldav hiljem, kui me võrdleme seda kogutavate saagi andmetega, et kas see saak oli normaalne sellelt pinnalt või oli seal ebakõlasid. Ja üks väli veel, millele tähelepanu juhtida, on tootja kõigi korjealade pindala ilma kattuvuseta. Ehk see on siis see pindala, kus see korje toimus. Et kui me eelnevalt tõime ära liikide kaupa need korjepinnad, siis me neid ei liida mitte siia kokku, kui see toimub samalt maa-alalt, vaid nimetamegi selle maa-ala suuruse hektarites. Et kui meil siin näites on toodud ära, et mustikad korjatakse 50 hektarilt ja metsamaasikad ka 50 hektarilt, aga see maa-ala nii-öelda on see sama maa-ala, siis siia tuleb see kirjutada ühe numbrina ehk see 50 hektarit. Kas, kui palju hetkel erinevaid taimi ja toorainet üldse korjatakse? Et kas kõik need nimetused, et kas üks ettevõtja on teinekord korjanud ka 10 või rohkem erinevat toorainet? Jaa, ettevõtjaid on väga erinevaid. Mõni on spetsialiseerinud mingile spetsiifilisele liigile, aga on ka ettevõtjaid, kelle tõesti see korjamise plaan näeb ette 100 liiki. Et see oleneb kõik sellest, missugune äriplaan enda jaoks on valmis töötatud ja mida tahetakse tegelikult tootma hakata. Nüüd ma korra küsin, et kas need, kes esimest korda tahavad korjamisega tegelema hakata ja sisestavad kõik need 50 või 100 liiki siia ära, et ja järgmisel aastal tahab nii-öelda seda korjet sarnaselt teha, et siis kas see info on salvestunud sellesse andmebaasi? Need, kes sellel aastal alustavad, nende rõõmuks on öelda, et jah, järgmisel aastal on. Need, kes alustasid varasemalt, nendele sellel aastal veel seda võimalust ei ole. Et see on meil praegu arenduses. Et
kõik see suur protseduur, mis mahekvaliteedimärgi saamiseks ja kontrolli teostamiseks Põllumajandusamet korraldab, et see on nüüd riigipoolne toetus ja algatus ja süsteem, et karta on, et sellest peab midagi tasuma ka ettevõtja. Ja, et selleks, et need kontrolle läbi viia, selleks on kehtestatud riigilõivud ja see oleneb hektarite suurusest. Siinkohal ma numbreid võib-olla ette lugema ei hakka. Millistest numbritest see algab näiteks? Näiteks, kui on kuni 1,5 hektarit, siis tuleb maksta 19 eurot, 1,5 kuni 10 hektarit, 55 eurot ja nii kuni edasi. Aga praegu on kehtestatud ka piirmäär sellele, palju kokku üldse riigilõivu küsida võib ja selleks on siis 1000 eurot. Et kui korjaja näiteks on planeerinud oma tegevust hästi laialt ettevõtte ja see hektarite pind on suur, siis üle 1000 euro sellel aastal tal maksta kindlasti ei tule. Ja kus riigilõivu tasuda saab, on tehtud mugavaks seal samas kliendiportaalis taotluse esitamisel, kus saab siis seda teha läbi pangalinkide või kui ei ole kas ise endal kohe maksmise õiguseid ja teeb seda raamatupidaja, siis saab teha seda ka ülekandega ja ülekande osa on ka seal samas teenuse juures välja toodud. Ja kui see kõik on tehtud, midagi muud teha, kui vajutada ilusat rohelist nuppu all, esita. Ja siis laekub makse ära. Siis laekub nii makse kui ka taotlus meile. Ja kogu selle teema kohta, kui on mingi küsimusi, mida me siin sinuga rääkida jõudnud, siis lisainformatsiooni saab Põllumajandusameti maakondade esindustest ja meie koduleheküljelt. Et tere tulemast! Mis sa, Anu, arvad veel, et mahepõllumajandus ja mahekorjealad ja mahetegevus üldse on iga aastaga järk-järgult suurenenud? Et sina näed täpselt neid numbreid, palju registreeriti, mis info sinna mahealade kaardile jõuab nii korje kui ka põllumajanduskoha pealt, et mis sa selleks aastaks prognoosid, et palju kasvu võiks tulla? Et me oleme liikumas sinnapoole, et Eesti on endale seadnud 51% maheala saada, mis siis koosneb nii korje kui põllumaast, et kuidas sa prognoosid, kuidas see aasta läheb? Jah, prognoose mõjutavad erinevad näitajad. Natuke on need näitajad seotud sisenditega, mida tootjatel on võimalus kasutada. Ma arvan, et Eesti mingit hüppet tegema sellel aastal ei hakka. Me oleme stabiilses kasvus olnud sinna 8% maid juurde ehk räägime seal hektaritest 10 000, 15 000. Ma arvan, see oleks täiesti loomulik kasvujätk senisele tegevusele. Nii et siis hüppet ei tule, kasv oleks normaalne, aga Organic Estonia poolt ja Põllumajandusameti poolt me kutsume siis üles ettevõtjaid oma mahetegevust suurendama, häid ideid ja innovatiivseid tooteid looma. Nii et tulge mahedaks ja teeme mahedat Eestit koos.